Enne kui alustame, kas sina teed vahet, kumb pilt on tehtud täiskaaderkaameraga ning kumb on tehtud telefoniga? Jäta vastus alla. Nikon Z6 ja Google Pixel 3 XL on seadmed, mida ei saa võrrelda. Või saab? Sisuliselt on küsimus lihtne. Millist tüüpi kaamerad on hetkel maailmas enim kasutust leidvad? Telefonide omad. Ja põhjusega. Oleme sellest varem rääkinud, et mobiilitootjate rahakott on palju paksem kui kaameraid loovate ettevõtete oma. Ja seda on näha tarkvaras, mis kompenseerib väikese ja odava kaamera mooduli puudujääke. Kas kaameratootjad peaksid pildid kotti pistma ning kogu ressursi investeerima just mobiilidele suunatud sensoritesse? Õnneks mitte. Tänu YouTube'ile on kaameratootjatel tööd piisavalt ja eks neid põhjuseid ole küll ja veel, miks soetada korralik kaamera, mitte leppida sõrmesuuruse mooduliga mobla tagumisel küljel. Aga mis me siin ikka? Vaatame parem seadmeid. See on Nikoni täiskaader hübriidkaamera Z6, kelle seest vaatab vastu 24,5 megapiksline ja kõigi eeluste kohaselt Sony poolt toodetud täiskaader sensor, tähendades suurepärast pildidünaamikat ja väga mõistlikku ISO kasutusala. Sensori ees on üks suurimaid, kui mitte kõige suurem bajonett, mis hübriid täiskaadri külge pandud. Sellega peaks Nikon saavutama maailma kõige paremad torud, mis kunagi tehtud. Suured, kallid ja tohutult valgusjõulised. See tekitab küsimuse. Miks on vaja suur klaas toppida kompaktse kaamera ette? Kui sina tead, siis jäta alla kommentaar. YouTube'i video alla. Kui seda kuskil foorumis või sinises reptiilidele alluvas andmekogumissüsteemis teed, siis ma ei näe seda. Ära hakka pihta. Vabandust, kaamera juurde tagasi. Väga sügavale infourgu ei hakka ronima, vaid säästan sind ilgest numbrite jadast ning jätan alla kirjeldusse tootja lingi, kus kõik kenasti välja toodud. Küll aga mainin ära veel kaks asja. 3,2 tolli suur ja endas 2,1 miljonit punkti mahutav puutetundlik ekraan on kena ja selles kategoorias üks parimaid. Ma ütleks sama Viewfinderi kohta. See on fantast. DxO's iPhone 10R'iga 8. positsiooni jagav Pixel 3 XL on Droidi puristide märg unenägu. Pixel jooksutab uusimat Google'i OS-i ning näitab teistele tootjatele, mis Android täpselt on. Tarkvarasse sügavalt ei lähe, aga pean nentima, et niinimetatud gesture'id on näiteks Huawei'l või Samsungil oluliselt kasutajasõbralikumad. See on minu isiklik arvamus. Juhul kui sa arvad teisiti. Suurepärane. Vabamüürlased tahavad meid tülli ajada läbi erinevate tarkvaraliste iseärasuste, et me ei paneks tähele. Kuule, aitab juba! Vabandust. Pixel 3 XL-ist rohkem ei räägikski. Jätan tehnilise info taas alla kirjeldusse. Meid aga huvitab kaamera. 2, 3 ja 4 sensori maailmas on põnev näha, et Pixeli tagumisel küljel ilutseb vaid üks kaamera komplekt. Google väidab, et suudab kõike teha tarkvaraliselt. Ning mis siin salata, see on muljetavaldav. 12 megapiksline, avaga 1.8 ning 28 mm laiuselt nägev süsteem. Wow. Alustame võrdlusega. Esimene asi on tavaline pilt, mille teed heas valguses. 100% suurendades on aru saada, et Z6 suurem kogus megapiksleid aitavad. Küll aga Instagramis enamus inimesed vahet ei tee. Mõlemad oskavad teha ka kõrge dünaamika ulatusega ehk HDR pilte. Google'i HDR Plus lahendust kiidetakse. Aga mainin kohe ära, et HDR on tore vaid värvilises ja kontrastses maailmas, kus me hetkel ei ela. Tere tulemast veebruarikuu värvilisse maailma. Järgmine foto on seotud musta maagiaga. Pixel 3 XL tutvustas Night lahendust, mis läbi reptiilidele kuuluva ajupesumasina peaks tegema midagi võimatut. Pimedas pilti. Ütlen ausalt, et oli päris raske leida tseeni, kus Pixel hätta jääks. Öised režiimid on muutunud väga ägedateks. Nikon siinkohal aga jääb hätta. Kuid, kuidas on võrreldes B20 Pro suurepärase öörežiimiga? Ise otsustad, milline neist sulle meeldib. Fotodega oleme nüüd ühel pool. Milline seade sulle jättis kõige parema mulje? Jäta kommentaar.
vajuta subscribe nuppu ja kellukest. Järgmine samm on hinnata mõlema seadme videovõimekust. Pixel 3 XL oskab salvestada Full HD-s kuni 120 kaadrini sekundis, tava HD-s 240-ni. Aga keegi ei kasutada enam 720p materjali, kui just väga vaja ei ole. Nikon siin alla ei jää. Samuti oskab viimane filmida 120 kaadrit sekundis. Kumb materjal sulle siin rohkem meeldib? Ma kahtlustan ka, et Nikonil on korralik eelis. Mõlemad seadmed oskavad videorežiimis stabiliseerida, aga Nikoni stabilisaatori kohta on liikumas päris jubedaid kuulujutte. Kas probleemid on lahendatud või Nikoni sisemine stabilisaator annab endiselt korraliku tarretise efekti? Jah, siin on näha materjal, mis salvestatud Full HD-s, 30 kaadrit sekundis ning see on päris jube. Pixelist tulev materjal on aga okei. Ebaühtlane pinnas ning puuduvad palletitunnid annavad aga hästi tunda. Nii Pixel kui Nikon saavad fokusseerimisega kenasti hakkama. Veidi niinimetatud hingamist on, aga Sony või Canoni taset veel ei ootakski. Samas asja trackimine toimib väga kihvtilt ning mõistlikus valguses tundub ka töökindel. Pulli pärast võrdleme ka 1DX-i videofookusega. No, sinna Nikon veel ei küündi. Koht, kus Pixel saab päris korralikult peksa, on seadistusaste. Nikoni iga kaamera operatsiooniga seotud säte on muudetav nuppudega. Ava, ISO, säri ja nii edasi. Pixel aga nõjatub korralikult nõiakunstile, et ette näha, milliseid lõpptulemusi sa võiksid tahta. Ise saad paika panna vaid kaadrisageduse ning valge balanssi. Nikon, tubli töö! Tänu molutamisele oled samas kohas, kus Sony oli aastal 2013. Seade on, aga objektiive mitte. Hetkel on vist väljas 4 niinimetatud Z-toru. Jah, sa saad kasutada üleminekuga Nikoni niinimetatud vana klaasi, aga see on vaid mõistliku riiul neid täis. Kas see tähendab, et see kaamera on absoluutne saast? Ei. Z6 on suurepärane kaamera. Ehituskvaliteet, ergonoomika ja üldine kasutaja mugavus on mulle isiklikult Nikoni puhul alati meeldinud ja Z6 ei ole erand. See, et seadmele on antud korralik videotugi, alates focus peakingust kuni 422 10-bitt 4K võimekuseni, viimane küll eeldab Atomos Ninja-laadse välise salvestaja olemasolu, muudab Z6 väga heaks valikuks eelnevale Nikoni tulistajale, kellel hunnikutes head klaasi olemas ning sooviks seda ka filmimiseks kasutada, või algajale, kelle jaoks ülikiire klaas pole oluline. Nikoni kere on ilmastikukindel ning endiselt on üks mälukaardi pesa. Midagi ei ole teha. Pixel 3 XL aga on seade, millel pikalt peatuda ei taha. Kaamerasüsteem on suurepärane ning kindlasti üks parimaid maailmas. Hetkel veel. Pildistamise seisukohalt on Pixel nende 2 seadme ees selge võitja. Päris imelik, eks. Aga nii on. Kohe kui aga rääkida videost, siis Pixel ei suuda konkurentsis püsida. Juhul kui mõelda Pixeli potentsiaalse sihtrühma peale, siis ma jään vastuse võlgu. 1000 eurot maksvate seadmete turul on konkurents kõva ja Pixeli bränd eestlasele tundmatu või lihtsalt üle jõu käiva hinnaga. Mis siin salata? Muidu tore seade, aga hinda ei õigusta. See alguses esitatud küsimus, kumb on kumb. A on telefon ja B on kaamera. Aitäh, et vaatasid!